Alustame SK Reporteri 22. saatega. Kevadel ärkab loodus talveunest. Nii õpilased kui ka õpetajad aitasid kooli ümbrust koristades loodusel end värskendada. Korjati kokku kõik kuivanud oksad ja langenud lehed. Riisuti kokku kogu koolipere negatiivsus, mis pandi kotti ning visati ära. Austagem oma ümbrust ning hoidkem loodust. 7. aprillil toimus Sindis Skeati orienteerumisvõistlus, kus meie kooli esindas 2 gruppi. Võistlusel tuli läbida erinevate tegevustega kontrollpunkte, mis olid seotud ohutusega. Juba teist korda saime ennast televiisorist vaadata. 13. aprillil sai Tallinna TV pealt näha saadet Pikk vahetund, kus seekordses osas oli juttu meie koolist ning õpilastest. Saatejuht Märt Sults uuris, millega tegelevad õpilased vabal ajal, kas õpilased peaksid peale koolitööle veel palgatööl käima ja kas õppimine on esmajärguline või on sellest midagi tähtsamat. Saadet saab järele vaadata Tallinna TV kodulehelt. Mis eesmärki te tulite Sindi gümnaasiumi täitma? Kui sa nii konkreetselt küsid, siis et Sindi gümnaasium on Pika vahetunni sarja 10. saade. Ja need Pika vahetunni saated just käsitlevad seda, et mida teevad õpilased pärast põhitööd ehk pärast kooli. Miks te valisite just Sindi gümnaasiumi? Mina ei valinud, Sindi gümnaasium valis mind ise. Tähendab, et mingil hetkel ma tundsin, et ma pean tulema siia ja siis ma tulin. Tähendab, ma nagu tavaliselt lasen nagu loodusele ennast suunata. – 20. aprillil saatsime järgmised 12-ndikud eluteele. Kooliaeg on neil läbi ning edasist elu takistavad veel ainult eksamid. Soovime neile edu eksamiteks ning edaspidiseks eluks. Nii palju vett me nägimegi. Titti, see linnukeene laulis nii. Titti, ta laulis nõnda õhtuni. Jäänes istub põõsaviinus, Reinu vaader künka taga. Küll on metsas käia ilus, linnukeene siiristab. Titti, see linnukeene laulis nii. 31. märtsil toimus sulgpallivõistlus meie kooli spordisaalis. Tulemused olid järgnevad. Varvara Kurilenko 2. koht, Elisete Reidma 3. koht 6. klasside tüdrukute seas. Marko Šimanis 2. koht 8. klasside poiste seas ja Artur Kvell 1. koht 9. klasside poiste seas.
12. aprillil toimusid Häädemeestel tüdrukute maakondlikud võrkpallivõistlused 6. kuni 9. klasside seas. Pallilahing oli tasavägine. 3. geimil kaotati 2 punktiga Paikusele ehk saavutati 2. koht. näitame kõigile, kuidas ilma ennustada kohvi pealt. Selleks on teil vaja keedetud vett, kohvipuru ja tassi. Kõigepealt avame pakendi, siis valame kohvipuru tassi ning seejärel valame vee peale. Nagu näha, tekkisid mullid siia keskele ja nad liiguvad väga suure kiirusega siia serva, mis tähendab seda, et ilm on. Ja seda, milliseks ilm kujuneb, näitab meile ilmaprognoos. Ärge unustage homme 26. aprillil vaadata täiskuu poole. Lihavõtted on üks tore kevadine püha, aga tihtilugu on probleemiks katki kopsitud munad, mida keegi süüa ei jaksa. Näitame, kuidas nendest kirjudest pühade munadest teha maitsvaid suupisteid. See oli SK Reporteri 22. saade. Ma tõmban minema. Ajaa! Ma ei oska näidelda. Päris hea.